Tšau, mina Piret siin ja täna ma näitan teile oma päikeseprille. Samamoodi nagu jalanõud meeldivad mulle ka väga päikeseprillid ja ma olen neid ostnud igas suuruses, värvis ja koguses. Kahjuks ei ole mul küll kõike päikeseprille alles, sest paljud on ka katki läinud, paljud ma olen ära visanud aja jooksul. Aga need, mis mul praegu hetkel on, need ma teile ka täna näitan. Ja ma alustan võib-olla natukene igavamatest ja lõpetan eriskummaliste ja oma lemmikutega. Paljud neist päikseprillidest on küll sellised, mida ma igapäevaselt võib-olla ei kannaks, aga mida on võib-olla tore kasutada fotosessioonidel või mingite videoklippide tegemisel. Nii et ma võin juba ette öelda, et mõned neist on päris imelikud. Aga hakkame siis pihta ja esimene paar, mida ma teile näitan, on sellised klassikalised kassisilmsed prillid, mis sobivad igasuguse riietusega nii pidulikumal puhul kui ka näiteks randa minemisel või hoopis siis, kui te lähete oma koerakesega jooksma või jalutama. Järgmised prillid on samuti kergelt kassisilmsed, aga veidi suuremad ja veidi laugema kassisilmaga. Ja need näevad välja sellised. Nende prillide klaasitoon on ka veidi sinakam kui eelmistel. Ja kuna nad on suurema klaasiga, kaitsevad nad ka rohkem päikest. Järgmised prillid on võib-olla kõige harilikumad prillid, mis mul on, aga vahel on ka vaja kanda selliseid. Näiteks sellistel päevadel, kui sa ei taha väga välja paista ja soovid sulanduda. Või kui sa proovid mingisugust müsteeriumit lahendada. Järgmised prillid on võib-olla hetkel kõige moodsama lõikega, mis on sellised ümmargused prillid. Sellised Lennoni prillid. Ja selliseid ümmargusi prille on mul veel, aga järgmised ümmargused prillid on veidike erilisemad kui need eelmised, sest nende prillidega saad sa olla ereda päikse käes ja kui näiteks päike ära läheb, saad sa tõsta oma päikeseprillid üles. Ja kui veel ümaratest prillidest rääkida, siis on sellised ümaramat laadi prillid ka mul veel siniste klaasidega. Kummaline ainult, et selles valguses pole väga seda sinist klaasi näha, aga ma üritan panna siia juurde pildi nendest prillidest. Selliste siniste läikevate klaasidega prille on mul päris mitmed. Need on siis sellised ümaramad.
ja järgmised sinised prillid on mul sellised, veidike klassikalisemat kuju. Ja sinistest prillidest rääkides, siis on mul veel sellised tavalisema kujuga sinised prillid ja ka siniste raamidega. Neid prille ma olen päris palju kandnud ja nagu näha on need ka päris kulunud. Väga mugavad ja head suvel kandmiseks ja plastmast raamid ei tee ka kõrvadele haiget, nii et. Järgmised prillid on samuti sinakate klaasidega, aga nad on veidi suuremad ja kaitsevad ka seega rohkem päikese eest. Jällegi ei ole see sinine eriti paista, aga tavalises päikesevalguses näevad nad välja sellised. Siniseid prille on mul üks paar veel ja need on sellised läbipaistva raamiga ja seega väga mõnusad helged, väga päikeseliste päevade jaoks kandmiseks. Mõnusad kerged helged, näiteks mingi hõljuva suvekleidiga või heledate riietega kandmiseks. Ja järgmised prillid, mida ma teile näitan, on hoopis rohelised. Ja nende prillide puhul on naljakas see, et nende prillidega saaksid sa justkui kaasa ka kulmud. Väga glamuurne, naiselik ja ekstravagantne. Millegipärast ei paista aga neil prillidel välja, et nad on rohelise läikega. Nii et ma panen siia foto, kus sa näed neid prille paremini. Ja mõned paarid prillid on mul veel, nii et vaadake edasi. Järgmised prillid on mul ühed vähesed soojadest toonidest prillid, mis mul on. Ja neid kandes näen ma lausa maailma läbi roosade prillide. Ja järgmised prillid on võib-olla kõige ülemeelikumad, mis mul on. Need on sellised suured ümmargused. Ja kui väga päike ei paista, saad ka nendel klaasid üles tõsta. Ja minu arust ma näen nendega välja nagu Miki hiir. Need prillid teevad ikka päris õnnelikuks. Sest kuidas sa saad olla mitte õnnelik, kui sa kannad selliseid prille? Ja siis on mul veel 2 paari prille, mis on võib-olla sellised naljakamad ja mida ma pigem ei kannaks. Aga enne veel seda, kui need ümarad prillid jälle taaskord moodi tulid, leidsin ma kaltsukast endale sellised. Ja ma arvan, et need on päris ägedad. Nii et ma võin öelda, et mul olid ümarad prillid enne, kui nad moodsaks läksid. Ja need on sellised oranžid prillid, millel on siis selline roheline raam. Ja siis on mul alles ühed väga vanad prillid, mille ma ostsin võib-olla siis, kui ma käisin gümnaasiumis ja see on ikka päris kaua aega tagasi ja ma ei raatsinud neid ära visata, sest nad lihtsalt nägid juba nii kummalised välja, nii et viimased prillid on mul sellised. Ja mul on selline kahtlane tunne, et isegi nii veider asi on jälle taaskord moodi minemas, nii et
ei tasu vanu asju ära visata, kes teab, millal jälle vaja läheb. Aga need olidki kõik minu prillid, mis mul teile täna näidata oli ja palun laikige minu videot, kui see teile meeldis. Kirjutage kommentaarides, millised prillid teile kõige rohkem meeldisid või millised prillid tundusid kõige imelikumad ja palun subscribe'ige mu kanalile, sest ma panen videosid üles igal nädalavahetusel ja kohtumegi teiega juba järgmisel nädalal järgmises videos ja tšau!